Tulemast argipäeva pool tundi. Mina olen Margarita, olen raamatupidaja, ettevõtja ja ka alustavate ettevõtjate konsultant. Ja täna on meil saates külaliseks raamatu autor ja naiste enesearengu mentor Jane Pitter. Tere, Jane! Tere sulle kõigile kuulajatele. Mul on nii hea meel, et sa täna meie laivi oled tulnud. Et mina ka mõni aeg tagasi lugesin sinu raamatut ja ma olen kohe sinu fänn sellest ajast. Et tõesti väga nii-öelda tänuväärsel teemal oled kirjutanud ja mitte siis ainult naistele suunatud, vaid ka minu mees hea meelega luges sinu raamatut. Aitäh, nii armas. Ja, et väga tore, aga ma alustan siis sellest, et ma uuriks kõigepealt sinu ettevõtluse teekonna kohta, et kuidas sina üldse ettevõtluseni jõudsid või kui kaua sa oled üldse ettevõtja olnud? 20+ aastat. Ma jõudsin päris noores eas, ma arvan, et ma olin mingi 20-ndates, kui ma oma esimese OÜ asutasin ja tol hetkel oli siis, see oli veel kuldne nõukaaeg ja siis oli hästi moes käia laatadel igasugust nänni müümas. Ja mul oligi vaja esimest ettevõtet selleks, et minna lihtsalt laadale. Tol hetkel kõige esimesena müüsin Sinebrikovi džinni, mis ma Soomest ostsin ja Eestis müüsin. Nii et mul on kogu aeg see ärikas soon on nagu kogu aeg olnud sees. Pärast seda tõsisemalt ma ettevõtlusega tegelesin kuskil 30-ndates aastates, siis kui mul oli oma isiklik kohvik ja seda ma pidasin 5 aastat ja seal mul oli siis nagu tõsine töö, kohe töölised ja selles mõttes, et nagu päris ettevõtlus. Siis oli ta natukene jälle riiuli peal see ettevõte mul ja nüüd siis umbes 3 aastat tagasi hakkasin uuesti aktiivselt tegelema, siis koolitama ja mentorlust pakkuma, nii et päris pikalt. Väga põnev see toitlustusvaldkond kindlasti, see on ju väga stressirohke ja see õpetab väga palju, et kindlasti sinus on ka tulnud seda korralikku naisettevõtja julgust sealt kaudu. Ja toitlustust oli sellepärast, et ma päris omaenda palgatöö karjääri alustasin ettekandjana. Ja siis, kui ma olin seal nagu kohvikus sees, ütleme selles tingimustes ja oludes sees, siis kui minust lõpuks sai juhataja asetäitja, siis sealt järgmine samm oligi oma kohvik, nii et, ma olen päris nullist üles töötanud selle. Väga äge. Ja ma kuulasin alles hiljuti just kinnisvarajuttude podcasti, kus oli ka üks nõudepesijast siis nii-öelda kohvikubi omanikuks. Et samamoodi, et väga äge, inspireeriv lugu. Aga me räägime sinu raamatust, et nagu ma ütlesin, mina olen tõsine selle raamatu fänn. Tõesti väga hea raamat ja väga palju mõtlema panevaid teemasid ja võib-olla ka selliseid nii-öelda äratundmiskohti ja kindlasti ka neid nagu mõtteid, et mida ise kunagi võiks nagu proovida või nagu ära teha, on ju, et ega ka neid võimalusi siin maailmas on ju nii palju, et kui sa tahad oma seda vaimset poolt toetada, et ja iga asi võib-olla ei kõnetagi või mõnda asja tunned just, et seda on nagu rohkem vaja. Et sinu raamat ju räägibki rohkem sellisest energeetilisest tervendamisest ja üldse sellest vaimsest poolest, et räägi meile oma raamatust lähemalt. Kuidas sa üldse nagu tulid sellise idee peale? Idee tegelikult tuli minust väljaspoolt. Ma ise seda välja ei mõelnud. Oli kuldne COVID-i aeg, kõik esimene see periood, kui kõik lukku läks ja mal muud teha ei olnud, kuna ma vaktsineeritud ei olnud, mind kuskil ei lastud. Siis ma käisin üksinda ihaste metsade vahel jalutamas ja ühel täiesti tavalisel päeval lihtsalt mulle nagu ülevalt kanaldus selline idee teha raamat Eesti kõige kuulsamatest enesearengu juhtidest ja mentoritest. Ja ma ei tea, ma nagu hakkasin mõtlema, et okei, et see on päris hea mõte, sest kui mina asusin enesearengu teele, ma olin päris hädas. Ma nägin hästi palju erinevaid reklaame, hästi palju erinevaid mentoreid, enesearengu juhte ja ma ei teadnud, keda valida. Kõik tundus nii ahvatlev, aga sa ei saa ju kõike võtta. Ma vahepeal isegi ahmisin seda infot üle, ehk siis mul tekkis juba üleküllus sellest enesearengust. Ja ma hakkasingi mõtlema, aga mille järgi mina olen kõik oma mentorid valinud ja ma sain aru, et kui ma olen nendega lähemalt tutvustanud või neisse nagu süvenenud, kes nad on, kust nad alustasid, millega nad
päris elus igapäevaselt tegelevad. Üks asi on see, kui ma räägin, et ma ei tea, ma toitun tervislikult, aga ma tegelikult ei toitu. Siis sa tegelikult ju, sa ei tea, millest sa räägid. Ja mul tekkiski selline mõte, et okei, ma teen sellise raamatu, kuhu ma panen kõik juhid sisse, igaüks saab nagu oma teenust reklaamida, et see tuleb rohkem selline nagu vanasti olid need telefonikataloogid, et kõik on lihtsalt sellised enesearengu juhid seal ühes raamatus ja kui ma hakkasin seda tööd tegema, siis selle töö käigus ma sain aru, et see ei kõneta mitte kedagi, kui ka üks reklaamib ainult oma teenust, et tegelikult on vaja näha inimeste sisse ja ma hakkasin kõikide käest küsima lugusid, kuidas nemad täiesti nullist töötasid ennast üles ja elavad täna siis seda unistuste elu, mis nad elavad. Ja saatsin kokku välja umbes 50 e-maili ja nendest siis 40 inimest olid nõus, paar tükki ei vastanud ja paar tükki ei olnud nõus. Ja see oli ka selline naljakas lugu, et kui ma esimese e-maili valmis sain, kõigepealt selle e-maili koostamiseks kulus mul 6 kuud. Sellepärast, et mul oli nii meeletud, ma niivõrd vähe armastasin ennast ja ei pidanud ennast piisavaks, et ma isegi ei julgenud, no näiteks Kai Oja, eks ju, väga kuulus coach, ma ei julgenud talle isegi kirjutada. Niivõrd vähe ennast väärtustasin ja armastasin, et ma mõtlesin, kes olen mina selline, kes kirjutab Kai Ojale näiteks. Ja pool aastat võtsin julgust, enne kui julgesin neile kirjutada. Ja kui esimene vastus tuli, ma mäletan, sel samal päeval tuli kohe esimene vastus, see Andrus Vana vastas kõige esimesena. Ma ei julgenud seda kirja avada. Mingi nädal aega ma lükkasin selle kirja avamist edasi, sest ma olin 101% kindel, et vastus on eitav. Mis mõttes, ma ei jaga mingile võõrale inimesele oma lugu, on ju. Ja ma nii kartsin seda vastust, ma võtsin lahti lõpuks nädal hiljem. Loomulikult see vastus oli jaatav, selleks ajaks oli mul veel umbes 10 jaatavat vastust olnud. Ja ma mõtlesin, päriselt või? Kas see nagu hakkabki looma või? Ja kokku läks umbes 2,5 aastat, enne kui raamat jõudis trükki. Nii et ma tõesti hästi palju ise kasvasin selle jooksul. Lõpuks julgesin ka natukene ennast sinna sisse panna. Algul mõtlesin, mina üldse ennast ei pane sinna, sest kes olen mina, et keda huvitab minu teekond või minu lugu, eks ju. Et kuulsad inimesed okei, aga mina kindlasti mitte. Nii et selle aja jooksul ma julgesin ka siis ennast sinna sisse panna. Ja minu meelest selle raamatu teebki eriliseks see, et sa oled ise ka sees seal. Minu meelest ja muidugi nagu vau, et sa saatsid nii palju kirju laiali ja sa said nagu nii palju vastuseid kohe nagu positiivseid, et ma isegi ei oodanud, et ma arvasin, et oli nagu hästi raske kuidagi neid inimesi sinna saada, sest et ega oled sa tuntud kuulus või mitte, et meil kõigil on tihtipeale seesama, et mis mina, kuidas nüüd mina kellegi raamatusse tulen, on ju. Ja hästi kerge on ju ei öelda. Et selles mõttes on väga lahe, et nii palju positiivset tagasisidet tuli ja minule just meeldib nagu see, et sina oled ennast ka sinna raamatusse sisse toonud ja seoses sellega ma küsingi, et kas sul oli endal nagu kuidagi hirm ka nii-öelda ennast, ütleme nii, et nagu piltlikult öeldes ennast alasti võtta ja rääkida siis oma isiklikest kogemustest ja oma elust siis nii-öelda, ma ei tea, tervele Eestile või palju meid loeb, on ju, ütleme, et terve Eesti loeb. Huvitav on tõesti, aga sellist hirmu mul ei olnud. Mul on kõik muud hirmud olnud, aga sellist ei olnud. Ja naljakas on see, et okei, kirjutamise hetkel ja ma ei mõelnud, kui palju inimesi seda loevad. Ja ma mõtlesin seda, et kui ma nüüd siia ka endast ehedalt ja ausalt ei kirjuta, et siis kuhu veel? Et kui ma nagu siin ka, mitte ei varri, aga ütleme, et kirjutan ilustatult või läbi lillede või midagi sellist, et siis ta ju ei kõneta. Ja väga paljud on, kes on lugenud ka, küsivad, et kas sa oledki nii naiivne või nii, mitte naiivne, aga ütleme nii süütult kirjutadki päriselt nagu avalikult, ma ei tea, ütleme seksist ja rahast, mis on väga tabud on meil kogu aeg, eks ju. Siis ma mõtlesin, et ma ei tea, minu arust see ongi see koht, kus niimoodi kirjutada, et seda hirmu mul ei olnud.
ja see tuli kuidagi väga lihtsalt. Loomulikult ma natukene korrigeerisin, ütleme, kui ma oleks 2 aastat tagasi mõtlesin nii ja natukene nagu korrigeerisin selles mõttes, et ma sain aru, et ma nagu oma näiteks pere või vanemate või lastega seoses ei saa mingeid väga selliseid delikaatseid juhtumeid välja tuua, aga kõik, mis mind puudutab, on ikkagi seal nagu ausalt ja ehedalt kirjas. Ja eks see ongi, et mingid teemad on nagu hästi tabu, on, et inimesed kardavad nendest rääkida. Samas minu meelest oligi nagu just hästi tervitatav, nagu hästi tore oli lugeda, et keegi julgelt nagu räägib nendest asjadest, et seal ei olnud ju nagu midagi ebasündsat või kuidagi nagu midagi halvustavalt, vaid just see, et inimene julgeb rääkida nendest asjadest, mis tegelikult on meie normaalne elu osa, on ju. Et tegelikult ei ole täna ju tabu. Ja. Aga ma küsin sinu enesearengu teekonna kohta, et millal üldse sinu selline enesearengu teekond alguse sai, kus sa tundsid, et sina tahad oma elu muuta, hakata oma elu teistmoodi elama? Alguse sai see 5 aastat tagasi. Enne seda ma elasin täiesti tavalist elu. Kohe peale keskkooli lõppu sai minust ema, noormees, kellega ma siis keskkooli kuskil 10. või 9. klassis tutvusin, me hakkasime käima ja me elasime koos üle 30 aasta, millest ma 25 olin ametlikult abielus, meil on 3 last. Ja kogu see elu oligi mul niimoodi, et palgatöö, lapsed ja abikaasa. Ma mitte kunagi ei mõelnud selle peale, kes olen mina, mida tahan mina, mis on minu unistused. Minu ainus eesmärk oli, et minu lapsed ja minu pere ja mees oleksid õnnelikud. Ja ma tõesti 101% ainult pühendusin sellele. Ja 5 aastat tagasi juhtus minus siis selline asi, et minu sisse hakkas tekkima meeletu kurbus, millel ma ei leidnud enam mingit seletust. Ma võisin mõnikord kodus nutta nädal aega järjest ilma ühegi põhjuseta. Ja ma ei saanud aru, mis see on, ja siis ma hakkasin mõtlema, et okei, et äkki on minus asi, äkki ei olegi välises asi. Ja mul tuli meelde, et ma kunagi lapsepõlves, ma olin koolis hästi hea peaga, ütleme mitte lapsepõlves, ütleme koolieas, unistasin kõrgkoolist ja kõrgharidusest. Ja tolleks hetkeks siis mul olid kõik 3 last juba kõrghariduse saanud, minul ei olnud. Mul oli kutsekooli eriharidus. Ja ma mõtlesin, et okei, äkki see on see mingi täitumata unistus, mis minu sees tahab välja tulla, et ma lähen kõrgkooli. Ja ma kuskil 42 olin siis või 3, lõpetasin siis kõrgkooli, ärijuhtimist läksin õppima. Ja peale seda, kui ma selle diplomi kätte sain, mitte midagi ei muutunud. Ma olin täpselt samamoodi õnnetu edasi ja me käisime mehega reisimas, et meelelahutust, ma hakkasin käima väljas, hakkasin alkoholi tarbima, mõtlesin kõik see meelelahutus nagu suudab mu seda kurbust matta. Järjest hullemaks läks. Ja ühel päeval ma täiesti lampi ütlesin mehele, et sorry, aga ma lähen kodust ära. Mul on vaja üksindust, rahu ja vaikust, ma ei tea, mis muga toimub, et ma olen nagu katki seest ja ma ei oska seda kuidagi parandada. Ja ma võtsin endale üürikorteri, ühetoolise pisikese, ja kui ma olin seal pool aastat ära elanud, siis mees võttis ühendust, küsis, kas sa tuled koju tagasi, aga tolleks ajaks poole aastaga selle täiesti üksi olekuga ma jõudsin juba nii heasse kohta, et ma ütlesin, et sorry, ma ei tule enam tagasi. Ja me lahutasime abielu ja peale seda ma hakkasin iseendaga tegelema. Ma ei olnud varem mitte ühtegi raamatut oma elus lugenud. No okei, välja arvatud see kooli kohustuslik kirjandus. Ma tarbisin meediat 24/7. Mul käis raadio kõva häälega ja telekas käis pilditaustas kogu aeg. Lugesin uudiseid, absoluutselt kõik, mis ma vanasti tegin, see kõik on minu elust kadunud. 4 aastat ma pole telekat vaadanud, mul ei ole raadiot ja nii edasi. Ja ma loen mingi 2, 3, 4 raamatut kuus, nii et ja peale seda, kui ma hakkasin siis endaga tegelema, tulid minu ellu see enesearmastus, eneseväärtustamine ja nii edasi, nii et ja kõik need inimesed muidugi, kes seal raamatus on. Nii et jah, see juhtus nagu minuga kuidagi üleöö. Nii äge, nii inspireeriv on kuulata ja ütleme, et see, kust sinu teekond alguse sai, et me ju täna, ütleme emad,
kes me oleme kodused emad ja naised, me ju palju tegelikult oleme selles samas kohas, kus me olemegi need koduperenaised, me kasvatame lapsi ja ühel hetkel võibki juhtuda, et sa ise nagu mattud kõige selle sisse ära ja sa unustad ennast ära. Et kes sina üldse oled ja nagu mitte emana, mitte ka oma võib-olla abikaasana, vaid kes sa naisena oled. Ja me tihtipeale unustame selle ära. Ja sina ju täna tegelikult enesearengu poole pealt, sina ju tegeledki just naistega. Et see on sinu see nii-öelda sihtrühm, kellele sina siis oma tuge pakud enesearengu mentorina. Et millised naised sinu juurde kõige rohkem täna jõuavad? Kui ma üldse hakkasin nagu oma abikätt või niimoodi pakkuma või mentorlusega tegelema, siis kuna ma enne seda olin kõvasti õppinud investeerimist, vaata, kui ma kodust ära tulin, mul oli kodus hästi turvaline elu, me elasime väga-väga hästi, väga, ütleme jõukalt ja ma ei pidanud selle majandusliku poole pärast kunagi muretsema. Kui ma üksi jäin üks hetk, kuna ma olin võtnud üürika, mul oli üüriauto, liisingu auto ja iga kuu lõppu mul raha nulli tiksus ja ootasin uut palgapäeva, siis ma sain aru, et appi, mul ei olegi enam seda baasturvalisust, rahalist tagavara, mul ei olnud sääste mitte midagi. Ja ma hakkasin hästi intensiivselt õppima investeerimist ja selle käigus tuli see mentorlus minu ellu ja ma arvasingi, et minu kliendid hakkavad olema need inimesed või naised, kes tahavad õppida iseseisvust rahalises mõttes, kes tahavad rahalist vabadust, endale majanduslikku nagu seljatagust kindlustada. Aga kui ma hakkasin nagu ennast avalikult tutvustama või oma teenust pakkuma, hakkasid minu juurde sattuma hoopis suhteprobleemidega naised. Ja siiamaani on mul olnud ainult üks naine, kes on tahtnud õppida investeerimist. Nii et see oli naljakas ja selliseid naisi, kes on nagu kas nüüd ütleme õnnetussuhtes, mitte toetava abikaasaga või siis on ka vägivaldseid suhteid või on väga ootamatult maha jäetud. Et selliseid naisi, kusjuures olengi ma saanud kõige rohkem aidata. Et väga naljakas, et kui ma ise algul arvasin, et läheb hoopis teises suunas, siis on jah sellised nagu hoopis emotsionaalsed ja sellised lausa isegi traumadega, ütleme, naised, kes on nagu vajavad kõige rohkem sellist toetust. Ja mis puudutab ju seda raha poolt, et ma kusjuures arvasin ka, et on nagu suures osas kliendid nagu sinu, just need naised nagu, kes tahavad raha poolt tuge, siis rahaga on ju tihtipeale see, et me ise kutsume endale seda kaela, et meil seda raha ei ole, nii et me ei oska seda küllust küsida. Et kuidas näiteks sina, kui sinu poole klient tuleb ja kes tahabki just seda raha küllust, et ta tahabki näiteks säästma hakata ja no ei ole seda kohta, et nad ei näe seda, nad ei oska seda leida. Et kuidas sina mentorina neid aitad või aitad nagu nendest rahauskumuustest siis välja saada, et need, mis on nagu nii kõvasti juurdunud meie sisse? Ta nii ilusti juba ütlesidki ära, et rahauskumused tegelikult ongi need uskumused, mis blokeerivad meil selle külluse ja raha saabumist, sest tegelikult siin ilmas kõik on energia, samamoodi raha. Ja kui meil on energiablokid või meie enda energia on kinni, siis ei tule ei raha, ei tule küllust, ei tule neid häid suhteid, rõõmu, armastust ega naudinguid ega midagi. Ja see sõltubki sellest, kuidas ma aitan, et sõltub kaugele inimene ise on oma enda sisetööga jõudnud, kui teadlik ta on, et väga tihti tuleb lihtsalt seda teadlikkust tõsta, tuleb sul enese armastust hakata tõstma, iseendaga tööd tegema. Kui sa selles kohas oled juba nagu töö ära teinud, ennast väärtustad, siis tuleb hakata vaatama, millist elu ta elab. Selles mõttes, et näiteks, oletame, et sa tahadki raha, tahadki küllust, aga kui sa elad puuduses, siis see raha ei tule su juurde mitte kunagi. Olles puuduses, oled sa puudusteadvuses ja lood puudust juurde. Ehk siis näiteks, ma ei tea, sa lähed poodi, esimene asi, mis sa teed, sa hakkad otsima kohe kollaseid hindasid, mis on soodushinnad. Ehk siis sa otsid nagu allahindlust ja elus saad samamoodi allahindlust kogu aeg. Ainult mingeid odavaid asju, sa ei saa endale kallid asju lubada, sest sa ei ela külluses.
ükskõik, mida me tahame oma ellu luua, näiteks uut kodu, aga praegu sa elad mingis väikeses vanas uberikus või ühetoalises. Kui sa seal väikeses uberikus ennast hästi ei tunne, juba seda kodu, mis sul on, ei armasta ja ei hinda, siis seda uut ja suurt ja paremat ei saa. Ja võib-olla kunagi 10 aasta pärast saad, aga oluline on ju saada hästi kiiresti neid asju, eks ju. Ja kergusega, mitte raske vaeva ja tööga. Nii et ja siis tuleb hakata jälgima, kuidas ta elab, kuidas on tema suhtumine ja nii edasi, mida ta enda ümber loob. Seal on hästi palju veel aitab tänulikkuse praktika, see tuleb kindlasti ellu võtta. Kui sa ei oska tänada kõike seda, mis sul juba praegu on, siis sa ei oska ka hinnata ja väärtustada seda, mida sa ihkad ja soovid ja seda sa ei saa ka selle pärast. Nii et siin on hästi palju selliseid nippe. Jaa, väga äge. Nii hea, et sa selle välja tõid, et tegelikult ongi, et kui me ei oska neid pisikesi asju siin elus väärtustada või näha, et siis veel raskem on neid suuri asju siin elus saavutada. Ja ka tihtipeale ongi ju see, et kui me seda protsessi ennast ei naudi, ehk et me ei naudigi neid nagu väikseid samme, siis lõpuks me ju tegelikult ei naudi ka seda suurt lõpptulemust, mida me oleme algselt nagu unistanud või tahtnud, sest et sa ei oskagi enam seda nautida. Ja, nii on. Ja, aga väga äge. Räägi oma sellest mentorlusest veel, et milline sinu näiteks mentorlus välja näeb, et kas see on selline, kuidas ma ütlen, kas see on nagu mingi perioodiline pakett või on ka naisi, kes tulevad ja nad tulevadki ühe korra, saavad sinu käest mingit inspiratsiooni ja nad tunnevad, et neile rohkem ei ole vaja või pigem on ta ikkagi selline koostööprotsess, et mida siis tehagi nagu mitmeid kuid selleks, et see tulemus saavutada. See on kindlasti individuaalne ka, sõltub inimesest. Ja see tegelikult sõltubki inimesest, mida ta tahab konkreetselt, see naine. Alati algab sellest tasuta 30-40 minutist. Me teeme üks-ühele kohtingu. Kui ta ei ela Tartus, siis me teeme läbi Zoomi vahenduse. Kui ta elab Tartus, me tavaliselt kohtume näost näkku. Ja võt selle esimese tasuta sessiooni ajal paneme paika eesmärgi, mida ta tahab. Noh, kui ta tahab näiteks tõesti, ütleme, et tal on suhe lõrri läinud, ta tahab sellest nagu leinast välja tulla ja ta tahab endaga tegelema hakata, siis on 2 varianti, kas ühekuuline pakett või 3-kuuline. Tavaliselt ikkagi nad võtavad esimesena 1-kuulise ja kui see sobib, siis võetakse 2 kuud juurde. Ja samas on ka võimalik, kellel on tõesti ainult ühekordne mure. No näiteks ühe naisega saime kokku, tal oli tõesti lihtsalt mure, et tal oli paari nädala pärast eksamile minek ja tal oli niivõrd meeletu hirm sees, et ta kukub läbi. Ta ütles, et kui ta sellise hirmuga sinna läheb, et ta kukubki läbi. Ta niivõrd kartis ja sellisel juhul piisas tõesti, ta võttis ainult ühekordse 1-tunnise kohtumise ja selle aja jooksul me kustutasime, lahustasime tal selle hirmu ära ja ta läks sirge seljaga ja tegi selle eksami 5 ja kirjutas mulle 2 nädalat hiljem ja tänas ja musitas ja kallistas, nii et sõltub täpselt, mida see naine ise tahab. Ja kes on ikkagi hästi selline, hästi tubli või ütleme nagu 5-line koolis teeb kõik kodutööd ära, siis selle 1 kuuga ta märkab niivõrd meeletult muutusi ja paremuse poole kasvamist, et ta tahab alati jätkata, et nad võtavad need 2 kuud juurde. Ja siis juba 3 kuuga ta on nii valmis ise jätkama, tal on kõik need tööriistad, mis ma talle annan, mida ta ise iga päev teeb. Ja siis nad on valmis, nagu ütleme, pestast välja lendama, et sellised võimalused. Kui palju sinu juurde näiteks jõuab naisettevõtjaid või üldse ettevõtjaid selliste ettevõtlusmuredega just, et tihtipeale on ju enesekindlus on see, mis meid hoiab hästi palju tagasi. See eneseväärtustamine, et me ei oskagi ennast väärtustada, me ei julge hinda küsida. Et kui palju sinu juurde ettevõtjad jõuavad? Ütleme 50-50 on ikkagi olnud ka ettevõtjaid ja põhimure ongi ikkagi see, et ega me ei tegele selle tema toote, teenuse või ettevõttega, ikkagi me tegeleme tema endaga, sest nagu sa ütlesid, kõik algab sinust endast ja kõik see väline maailm, mida sa praegu enda ümber näed, on see pere, töö, suhe, raha, mis iganes, kõik on sinu sisemaailma peegeldus.
Ehk siis, kui sul ettevõtluses ei lähe hästi, siis on sul endal sees mingid selle, kas ettevõtlusteemased plokid või tõesti mingid enesealaväärsuskompleksid. Et ja, kõik algab ikkagi sinust ja me lõpuks ikkagi tegeleme siis sinu enda ja sinu sisemaailmaga. Aga kui palju sina saad nagu selle sisemaailmaga aidata, et sul on muidugi nagu hästi palju kogemust ka nagu erinevates valdkondades, et sa oled ise hästi palju õppinud, sa oled ise käinud erinevatel enesearengu koolitustel, õpitubades, et milliseid meetodeid sina ise rakendad näiteks selle enesekindluse leidmisel, et neid variante on ju niivõrd palju. Ja no selles mõttes mina ikkagi õpetan seda basic ut, eks ju, mis on enesearmastus, eneseväärtustamine. Ma võin õpetada investeerimist ja ettevõtlust, äriloomist, äriplaani ja niimoodi. Aga kui ma näen ikkagi, et inimesel on mingid minevikud traumad või mingid sellised lahendamata, lapsepõlves mingid lahendamata teemad, siis ma saadan ta kas konstellatsiooni või kuskile, vast ma olen ise vaata neid praktikaid kõiki teinud ja ma tean, mille vastu midagi väga hästi aitab, aga mina neid ei tee ega ei õpeta. Et selles mõttes ma lihtsalt nagu suunan, et mine sinna või sina tõesti mine selle haigusega perearsti juurde kas või, et nagu päriselt ka, et see ei ole sul vaimne probleem, et nagu väga paljud arvavad, et tegelikult iga haigus tuleb meile näitama midagi, see on juba tagajärg, sa ei ole oma keha kuulanud, eks ju, mingis kohas ja oled tast üle astunud ja siis on haigus tagajärg, aga mõne haigusega konkreetselt tuleb ka arsti juurde minna, nii et ja, ma lihtsalt suunan, kuhu siis on edasi vaja, mina neid ei praktiseeri. Välja arvatud see energeetiline puhastus, mida mina ise teen. Kui juba haigustele juttu läks, et kui sina enesearengu teekonda alustasid ja kui sa võtad nagu elu enne seda ja elu peale seda, siis milliseid muutuseid sina oma tervises näed või üldse nagu oma eluviisides? Oi, väga palju. No näiteks, kuna ma ütlen, ma olen mingi 15 aastat vähemalt teinud tööd arvuti taga ja enne seda mul oli nagu meeletud kehapinged just siin üleval õlavöötmes, mul olid meeletult valud ja öösiti mul suri käsi ära. Issa, ma isegi ei mäleta, hästi palju probleeme. Mul on olnud üks massöör, ma arvan, mingi 10 aastat kindlasti, kus ma käisin 6 korra regulaarselt ja vahepeal, kui mul ikkagi väga hulluks läks, ütleme, õlapinged või valud, siis ma käisin ka jooksvalt. Ma ei saanud üldse ilma sellise nagu spordimassaažita olla absoluutselt. Ja massöör ütles ka, et see ongi selline hiirehaigus, et see parem käsi ongi sul ja see jääbki elu lõpuni ja nii edasi. Ma lõpuks hakkasin oma keha kuulama, iseendaga tegelema. Ma käin täna ainult massaažis, sellepärast et mõnulemas käin seal. Et mul ei ole mingeid valusi kehas, neid probleeme. Mis veel? Issa, ma ei teagi. Ma räägin, ma ei ole olnud gripis, köhas, nohus mingi 3-4 aastat kindlasti, et ja kui sa hakkad oma keha jälgima ja kuulama, siis on absoluutselt kõikidest, isegi päris nendest, mis need on, need haigused, mis on nagu hästi kroonilised, isegi kroonilistest haigustest on võimalik terveneda, kui sa hakkad iseendaga tegelema. Ma kujutan ette, et naiselik enesekindlus ka sinna juurde kõik. Mis sellega kaasas käib, et kui sa enese eest hoolt kandma hakkad, et mitte ainult nagu füüsiliselt, aga hingeliselt ka. Ja muidugi usk on ka selline, mis on hästi oluline komponent igas aspektis. Kui sa ikkagi oled selline tableti usku ja arsti usku ja käidki mööda haiglaid, ega siis naljalt sind selline mõtteviisi muutus ei aita. Et sa pead ikkagi uskuma ka sellesse. Ja ma tean omast kogemusest ka seda, et üks asi on see, et sa mõtled, et sa tahad muutuda muuta mingeid asju, aga samas ongi, et kui sul on ikka nii tugevad uskumused all, et väga raske on nendest üle olla kuidagi. Aga sinu mentorlusega seoses veel, et sina pakud seda just naistele. Miks just naised? Ma ei tea, kuidagi ma tegin 2 aastat tagasi ühe
ta oli üks minu esimesi webinare üldse avalikult Facebookis koostöös Starfish Akadeemiaga ja selle juht Vallo Arumäe, kes õpetab investeerimist, eks ju, siis tema nagu tegi koostööst niimoodi, et tema nagu küsitles, mina vastasin, mina olin selline nagu värske alustaja, siis investor, eks ju, rääkis oma investeerimisteekonnast ja selle käigus ta küsis ka nagu mõttemaailma või selle kohta ja ma rääkisin hästi lühidalt oma loo, kuidas mina sattusin enesearengu teele, eks ju. Ja vot peale seda webinari võttis minuga ühendust mingi, ma arvan, 20 naist privaatselt, kes ei olnud üldse kuulanud seda investeerimise teemat, aga kellel hakkas kõrvu minu see enesearengu teema ja nad hakkasid küsima nõu, et kuidas sa võtsid selle julguse ja tulid kodust ära, kui sul oli kõik okei. Töö, raha, kodu, pere, armastav mees, kõik oli okei ja sa tuled ära. Mis sul nagu viga oli, on ju? Ja siis ma sain aru, et see on teema, mis kõnetab, sellepärast, et algaid investoreid on kuhjaga ja ma ei ole selles mõttes eriline, kuigi mul on ka üürikorterid, mis toodavad tootlust ja sellised päris korralik krüptoportfell ja nii edasi, aga ma ei ole selles osas eriline, aga vot see teekond on eriline ja kuna sealt hakkasid tulema päringud, siis sealt kuidagi ma läksin ja jõudsin naisteni, kuigi näiteks kui mu kuulutus oli ülevas Mentor Hubis, siis võttis minuga ka ühendust elus esimest korda esimene noormees, kes oli tõesti hästi suures, ütleme nagu leinas, sellepärast et tüdruk oli ta maha jätnud ja me tegime tunniajalise kohtumise ja ta sai sealt päris palju positiivset, aga rohkem ma ei ole meestega koostööd teinud, nii et see ei tähenda, et ma mitte kunagi ühtegi meest ei aitaks, kui ta abi vajab, aga seni on tõesti ainult küsinud naised ja mulle kuidagi väga naistega meeldib tegeleda, sest ma samastun nendega, sest ma tean, et ma olen ise samasugune olnud ja noh, meeste maailm on kindlasti natuke teistsugune, mida ma ei oska võib-olla nii põhjalikult aidata või mida ma ei tunne. Ja, see hästi huvitav, sa ütlesid, et kirjutati sulle, et kuidas sa julgesid niimoodi ära minna või kust sa nagu võtsid selle. Kui ma ise seda raamatut kunagi lugesin, siis mul oli täpselt seesama tunne, et issand, et see eneseareng, et see on nagu natukene ohtlik ka, et kui sul on kõik tunned, et kodus on nagu kõik korras, aga siis sa ühel hetkel lähed, et tegelikult ei ole kõik hästi ja siis sa lähedki ära. Et see on tõesti nagu suur ja julge samm, mis sa nagu tegid tookord. Nagu päris nüüd kõik oleks korras olnud, ma ei oleks ära läinud, mina ise ei olnud korras, aga lihtsalt tol hetkel, kui ma näiteks küsisin ema või ükskõik kelle käest nõu, siis kõik ütlesid, et see on mingi keskea kriis, ela üle, on ju, et sul on ju kõik hästi. Ja, aga see oli ainult väliselt, sisemiselt ei olnud. Ja täna kõik need naised, täna ma tean, et kõik need naised, kes tol hetkel küsisid, olid tegelikult ise samamoodi seest katki. Et nad ei oleks minuga üldse haakunud ega resoneerunud, kui nendel ei oleks samad mured olnud, et tegelikult sealt kasvaski see välja, et mina tahtsin tõusta, tahtsin areneda, aga see kodu oli mul nagu piiravaks elemendiks tol hetkel, seal ma ei saanud tõusta. Ja selles mõttes sa ütlesid väga õigesti ka, et need naised tundsid nagu endas midagi ära, et tegelikult on ju hästi palju seda, et meil naistel on hirmud ja üks hirmudest ongi see, et kuidas ma lähen ära, et ma ei saa, et mu lapsed jäävad maha või mis siis nagu mõeldakse või kuidas ma selle kodu nagu ära lõhun, et tegelikult on ju kõik hästi nagu näiliselt on ju, aga et me ise ei ole nagu rahul võib-olla ja tihtipeale nagu seataksegi teised etteotsa just, et ongi tähtsamad need lapsed, on tähtsamad see mees, muidugi lapsed on nagu kõige tähtsamad on ju, aga ongi, et seatakse nagu kõik teised esikohale ja siis ennast jäetakse täiesti unarusse. Et see, mida sa ise tunned, et sellest on nagu ükskõik. Ega mina ka ei julgenud ju kohe, et ega ma siis, kui mul nagu see kurbus ja tühjus mu hinge tekkis, ega ma siis kohe ära ei tulnud. Ma tegelikult olin veel 2 aastat kodus, aga lihtsalt ma nägin, et see läks järjest hullemaks ja kõik need väljas käimised, kõik see süvenes, et ma oleks võib-olla päris alla kukkunud, ega ma ei tea, oleks võib-olla tulnud mingid sõltuvused, mõnuained, ega ma ei tea, sest noh, mitte midagi ei aidanud, saad aru.
ja mul oligi lihtsalt seda rahu ja vaikust vaja, mina otsisin hoopis muudkui kära juurde, nii et hoopis vastassuunas. Ja nii äge sinu lugu on nii inspireeriv olnud, et kas sa oskad meie kuulajatele anda ka soovitusi? Võib-olla, et kuna meil on selline ettevõtlusgrupp, siis just nagu naisettevõtjatele, et milliseid soovitusi sina neile annaksid oma sellele nii-öelda ettevõtlusteekonnale ja ka nagu raha uskumuste teekonnale, võib-olla, et ettevõtluses teadagi need rahamured ja kõik see käib käsikäes ja see eneseväärtustamine, see kõik sinna juurde. Ja ma ise võtsin endale selle kuu algusest 3-kuulise ettevõtlusmentorluse, kus ma hakkasin õppimas käima. Ja kohe esimesel päeval me saime nii ägeda ülesande, mida ma võin siin ka jagada, on see, et no üldse eraelus, ettevõtluses, igal pool sa tegelikult peaksid kogu aeg küsima, kes ma olen, mida ma tahan. Sa peaksid kogu aeg tegema tegelikult seda, mida sinu hing tahab. Mida sa südames tahad, mitte mida keegi ütleb või et sul emaliarst sinust peab ka arst saama. Ei, mida sina inimesena, hingena, naisena tahad. Ja täpselt sama asja peaks küsima ettevõtluses. Mida sa tahad oma ettevõttega saavutada? Töötage välja konkreetne see ettevõtlusidentiteet, kelleks sa tahad saada. Okei, sa oled täna täitsa alguses, see on täiesti okei. Alles asutasid ettevõtte, võib-olla on juba 2-3 aastat töötanud, aga kas sa tead täpselt, kuhu sa tahad jõuda? Mis on see, mis paneb su silma särama? Mitte, et sa teed seda ainult raha nimel. See ei ole see, mis toob sisse. Sa pead tegema oma asja, oma kirele järgnema. Kui sa ei tee seda, mis su silma paneb särama, siis sa ei saavuta mitte kunagi seda edu, mida sa tahad. Okei, me paneme kirja alati tavaliselt rahalised eesmärgid, me paneme kirja tegevusplaani, aga just see, kelleks sina naisena, ettevõtjana, naisettevõtjana on meil kõige parem öelda, tahad kasvada ja saada, pane see paika. See on nii palju lihtsam, kui mina selle ära tegin. Ma ei olnud ka kunagi selle peale niimoodi mõelnud. Ja kui ma selle valmis tegin, mõtlesin, oh my god, ma tean, kuhu ma tahan minna. Ma tean, mis mul praegu puudu on. Ma saan sellele hakata tähelepanu pöörama. Muidu ma tõesti ainult töötasin või tegelesin, aga mul ei olnud sellist mind liigutama panevad, motiveerivad sisemist jõudu, ütleme nii. Naisena ma juba tean, kes ma olen, mis ma tahan, mul on piirid paigas, väga lihtne. Aga võt ettevõtjana täpselt sama asi ja mul oli see tegemata. Ja ma näen nüüd oma ettevõtlust tulevikku palju helgemalt, palju selgemalt ja kuidagi palju lihtsam on sinna liikuda nüüd. Et võib-olla see aitab. Jaa, väga head soovitused sinu poolt ja väga ilusti öeldud ka, et sa oskad nii ilusti sõnadesse panna. Aitäh. Väga super, aga sul on täna meie kuulajatele ka üks kingitus. Ma luban sul selle ise välja hõigata. Ja ma ei tea, kuna naistest on kogu aeg jutt olnud ja naiste peale ma ikkagi pühendan kõige rohkem naisteemadele, siis üks asi, mis naiste puhul on hästi oluline, on sisemine vägi. Ja väga paljudel naistel on see sisemine vägi peidus ja me ei oska seda leida. Me ei tea, mis on meie kirg, ma ei tea, mida me naisena peaksime tegelema. Me oleme hästi palju meesenergias, eriti need naised, kes tegelevad ettevõtlusega. See ei ole üldse halb, aga naisenergiat, seda loovust ja kergust tuleb ka sinna juurde panna ja sinna sisse panna. Ja ma ise kogesin kunagi, ma arvan 2 aastat tagasi, sellist väga tugevat naisväe või naisenergia aktivatsiooni ja minus avas see väga-väga palju uksi pärast seda. Ja peale seda ma kohendasin ja töötasin ise välja sellise naisenergia aktivatsiooni. Ta on umbes 50-minutiline juhendatud meditatsioon ja see on minu kodulehel saadaval. Ja ma pakun täna siis nädala jooksul saab seda soetada poole hinnaga. Kui ta muidu on 22 € ja 22 senti, siis nüüd on ta 11 €, kui sa kasutad e-poes sooduskoodi naised.
ja ta on tõesti väga-väga väekas ja väga hästi töötab ja väga-väga-väga palju positiivset tagasisidet, et isegi sellised edasi jõudnud või natukene, ütleme, teadlikumad naised, kes on enesearenguga väga palju juba tegelenud, isegi nendest teeb see väga palju muutusi. Ja super oleks, et kui sa selle ostad ja endale alla laed, et seda 21 päeva järjest teha, siis on nagu megamuutused tulekul. Et kui leiad selle aja või isegi nädalas korra, mis iganes, et nii palju kui võimalik, et see on siuke hästi-hästi võimas. Väga super pakkumine. Ja minu meelest on see hästi oluline ka seda naiselikkust hoida. Minu meelest tänapäeva mood ja kõik nagu soosib seda, et me läheks selle meesenergiaga rohkem kaasa. Aga mina ise olen ka see naine, kellele meeldib just alati naiselik olla. Ma käin kogu aeg kleitide ja kingadega ja see on nagu 100% mina ja ma nagu kuidagi järgi ei anna sellele. Ja mulle meeldib, kui mees alati uksed avab ja kõik see pool, et see on hästi oluline kõike seda hoida. Ja nagu sa ütlesid ka, et naisettevõtjatena me oleme eriti veel palju nagu selles meesenergias sees on, et sa peadki neid raskeid otsuseid vastu võtma. Sa peadki nagu ennast rohkem maksma panema või mis iganes, et siis ei tohi unustada oma see naisväge, mis meile tegelikult antud on. Ja et üks asi ongi nagu see naisenergias olemine, aga teine asi on su sisemine vägi, mis on nagu, mis loob nagu päriselt. Et mida rohkem sa oma väes oled, seda kirgusega sa manifesteerid kõiki oma unistusi kergusega, et see naiselik vägi on, vot see on see, mida meestel ei ole ja mis on meie suur-suur pluss, kui me oskame seda kasutada. See on eluenergia tegelikult, nii et ma küsin siia juurde ära ka, et kas on keegi, kellel on vastunäidustatud selline naise väe nii-öelda harjutus, see meditatsioon, et mis sa tood või ei ole otseselt? Ei ole kindlasti mitte. Väga hästi, super. Kuule, aga mul on nii hea meel, et sa oled täna tulnud siia, rääkinud nii tähtsal teemal ja ma loodan, et nii mõnigi naine sai siit inspiratsiooni või tundis seda sama, et ta tahaks Jane juurde minna, et nendel teemadel nüüd rohkem rääkida selleks, et endasse seda enesekindlust ja julgust süstida, mida meil naistena tihtipeale läheb vaja rohkem. Ja vahest ongi vaja, et keegi teine meile neid asju ütleb, et me ise ei suuda ennast vahest kõnetada nii, nagu keegi teine seda. Ja minul on täpselt sama. Miks minul on kogu aeg 2 mentorit kõrval, sellepärast, et ma enda sisse ei näe. Sind on mul nii lihtne näha, nii kui sa suu lahti teed, ma saan aru, mis sind blokeerib, aga mina ennast ei näe. Ja mul on vaja ka välja rääkida ja mina käin ka välja rääkimas, et enda blokke näha. Et see on ülioluline, et meil on keegi teadlik, kes meid kuulab ja aitab. See võib olla ka su sõbranna, kui ta on teadlik ja oskab sind aidata. Aga me peame välja rääkima. Me kõik hoiame enda sees, neelame alla, see kõik ladestub meie kehasse. Sealt tulevadki need haigused ja probleemid, et see on hästi oluline. Ja tegelikult tihtipeale me ju tahamegi pigem seda erapooletut nõu, et sul on võib-olla sõbrannaga tore rääkida, aga see ongi, et vahest ongi hea, kui keegi nagu ei halvusta kaasa meiega koos või kuidagi, et tahadki just seda erapooletut, et kes lihtsalt kuulaks ära, annaks sulle nõu. Super, aga aitäh sulle, et sa täna tuli. Suured tänud sulle. Ja aitäh, et kes täna meid kuulasid. Täna on jälle niisugune imeilus reede. Nii et ma loodan, et nädalavahetus tuleb sama ilus ja päikseline kõigil. Kindlasti. Aitäh, ilusat päeva kõigile. Aitäh. Tšau. Tšau.